Corrado Giampigliazzi kokk Kikibo muudab oma ootamatu vastusega Corrado viha naeruks ja päästab end karistusest, mis teda Corrado poolt ähvardas. Juba oli Lauretta vaikinud ja nonna väga kiita saanud, kui kuninganna käskis Nefilel jätkata. See alustaski järgmiselt. Kuigi, armsad daamid, leidlik mõistus sageli olukorra kohaselt tabavaid kasulikke ja ilusaid sõnu ette ütleb, tuleb vahetevahel aremail ka hea õnn appi ja paneb äkki nende suhu niisuguseid sõnu, mida rääkija ise rahulikult järele mõeldes iialgi poleks osanud välja mõelda. Seda tahangi ma teile oma novelliga näidata. Nagu igaüks teist on võinud kuulda ja näha, on meie linna auväärt kodanik Corrado Giampigliazzi, rääkimata tema muudest headest omadustest, alati helde ja külalislahke olnud ning rüütlikombel elades alati lõbu tundnud koertest ja jahilindudest. Ühel päeval tabas ta Peretola lähedal oma pistriku abil ühe kure. Kuna lind oli noor ja rasvane, saatis ta selle oma hea veneetslasest koka kätte, kelle nimi oli Kikibo, käskides seda ette valmistada ja õhtusöögiks ära praadida. Kikibo, kes paistis kergemeelne olevat ja seda ta ka tõenäoliselt oli, noppis kure puhtaks, pani ta tulele ja hakkas teda hoolikalt praadima. Kui kurepraadiva valmis hakkas saama ja kanget praelõhna levitas, astus kööki üks kohalik naine nimega Brunetta, kellesse Kikibo oli pööraselt armunud. Tundes praelõhna ja nähes kurge praevardas, palus ta Kikibot armsalt, et see temale annaks kure kintsu. Kikibo vastas talle lauldes, ei saa te seda mu Brunetta, ei saa te seda minult. Brunetta ütles seepeale vihaselt, jumala eest, kui sa seda mulle ei anna, siis ei saa sa minult midagi, mida sa saada tahad. Lühidalt, nende vahel tekkis suur sõnavahetus. Et oma armsamat mitte pahandada, tõmbas Kikibo viimaks kure küljest kintsu ära ja andis selle tüdrukule. Kui siis ühe kintsuga kurk Corrado ja ta külaliste ette lauale toodi, oli Corrado väga üllatunud. Laskis kohe Kikibo kutsuda ja küsis temalt, kuhu teine kints on jäänud. Luiska ja veneetslane vastas kohe, mu härra, kurel on ikka ainult üks kints ja üks jalg. Corrado küsis vihaselt. Kuidas? Pagane pihta. Üks kints ja üks jalg. Kas ma kurgi küllalt pole näinud? Kikibo ka jätkas. Jaa, mu härra, nii see on, nagu ma räägin, ja kui teil midagi selle vastu pole, siis võin ma teile seda elusatel kurgedel näidata. Lugupidamisest oma külaliste vastu ei tahtnud Corrado pikemalt vaidlema hakata, vaid ütles ainult. Kui sa tahad mulle niisuguseid elusaid kurgi näidata, milliseid ma iialgi pole näinud ega neist kuulnud, siis sündigu see homme. Alles siis jään ma rahule. Kuid ma vannun Kristuse ihu juures. Kui ilmneb, et asi on teisiti, siis saad sa minu käest niisuguse keretäie, et mu nimi kogu eluaeg sul meeles seisab. Nõnda lõppes nende jutt sel õhtul. Ent vaevalt oli järgmisel päeval valgeks läinud, kui Corrado, kelle pahameelt ka uni polnud leevendanud, vihaselt üles tõusis ja käskis hobused ette anda. Siis laskis ta Kikibol ühe setuka selga istuda ja ratsutas temaga jõe äärde, mille kaldal koidu ajal alati kurgi võis näha ning ütles. Kohe näeme, kumb eile luiskas, kas sina või mina? Nähes, et Corrado viha pole veel üle läinud ja temal tuleb oma valet, kes teab, kuidas tõendama hakata, sõitis Kikibo Corrado taga suurimas hirmus ja oleks meeleldi jalga lasknud, kui see võimalik oleks olnud. Kuna ta seda teha ei saanud, vaatas ta ette ja taha ning kõrvale, aga kui palju ta seal ka kurgi nägi, ikka seisid nad kõik kahel jalal.
Jõe juurde jõudes nägi Kikibo varem kui teised kaldalt tosina võrra kurgi ühel jalal seisvat. Nagu nad magades ikka harjunud on seisma. Kohe näitas ta neid Curradole ja ütles: nüüd võite te, härra, ise näha, et ma teile eile tõtt rääkisin, kui ütlesin, et kurgidel on ainult üks kints ja üks jalg. Vaadake ise, kuidas nad seal seisavad. Currado vaatas ja ütles: oota, ma näitan sulle kohe, et neil kaks jalga all on. Ja kurgedele veidi lähemale astudes hüüatas ta: ohoo! Kured ehmusid hüüatusest, lasksid teise jala alla, tegid mõne sammu ja lendasid minema. Currado pöördus siis Kikibo poole ja ütles: mis sa, kelm, nüüd ütled? On sul nüüd selge, et neil on kaks jalga? Kikibo jahmatas ega teadnud ise ka, kust äkki see vastus tal tuli. Jaa, muidugi, härra, aga eilsele kurele te ei hüüdnud. Ohoh! Oleksite seda teinud, oleks temagi teise jala alla lasknud, nagu need siin. Curradole meeldis vastus nii väga, et kogu ta viha lõbusaks naeruks muutus ja ta lausus: sul, Kikibo, on õigus. Muidugi oleksin ma pidanud seda tegema. Ja nõnda pääses Kikibo oma kiire ja naljaka vastusega kimbatusest ning peremehe ja tema vahel tekkis jälle rahu.